praegu olen siin kodus ja esmaspäeva õhtu hakkasin editama videot teile ja üllatus, ma ei parandanudki GoPro'd ära, et minu arust juba eelmise video lõpus kadus hääl ära, siis ma hakkasin editama, siis ma avastasin selle ja tegin enda arust korda, ma testisin, kõik töötas ja lambist heli ei ole, siis nagu te videost nägite, siis mingi hetk plaks tuli, ma jätsin selle heli ka sisse, et te kuuleks, kuidas see heli nagu uuesti sisse tagasi tuleb. Ja siis jälle mingi poole pealt või mingi isegi mitte poole pealt on jälle heli ära kadunud. Ja siis ma nüüd selle nädala esmaspäeval vaatasin nii-öelda kontrollisin, et kas on hääl või ei ole, siis kaks videolõiku tegin nagu esmaspäeval ja ühel ei ole häält, teisel on ja see on minuti vahe ainult. Seega ma ei tea, kas see ümbrise mingi ühendus on katki või on mingi muu error, aga paraku ma pean siis jälle minema tagasi nii-öelda sellele. No, teil on see selles mõttes kindlasti parem, et sellega heli kvaliteet on kõvasti parem, ta ei muutu kaamera asendis, sest see mikrofon on nagu minu küljes. Aga seda nagu momenti, kui mingi kiire olukord on, siis seda setup'i püsti panna on päris keeruline või nagu võtab aega ja selle tõttu võib mõni asi jääda nagu filmimata, aga ma üritan sellele leida kiire lahenduse ja ostan siis mingi väikse GoPro mikrofoni või panen selle suure kaamera mikrofoni külge, pohhu, mis see välimus on, peas, et ma saan teile normaalse kvaliteediga siis seda videot üles panna. Ma ei taha sellesse nädalasse nagu, ei tahtnud nagu jätta nagu tühimikku, siis ma tegin teile sellise kerge voice overiga siis need väiksed lõigud, et ta tuli kindlasti lühem kui, ma praegu ei ole veel seda teinud, ma räägin teile natukene nagu tuleviku võtmes siin, et ma alles hakkan nüüd editama, ma editan hetkel, kui ma teen seda outro videot teile, aga igal juhul jaa, et nii haige, kui sa oled nagu mingi asjaga harjunud ja siis sa nagu ei kontrolli seda asja, kuna sa oled seda teinud, et mida sa ikka kontrollid või ma ei tea nagu, ja siis avastad, et terve nädal otsa pole häält olnud, nagu videol heli. Õnneks on nagu minu materjal, ma ei vastuta kellegi ees, aga sellegipoolest on see masendav ja eriti see, et sai selline uus GoPro ostetud ja selle uue GoPro'ga on rohkem häda kui kasu, nii et selle tõttu on ikka väga kurb. Proovime siis siin teha sellist voice-overit. Ma teen seda MacBooki enda mikrofoniga, see kvaliteet ei saa nagu väga hea, aga siin selles videos ma siis hetkel praegu räägin, et ma just käisin ja tõin endale need Tooli katuseraamid ja seal tihendi all on siis need nii-öelda kinnituskohad. Aga siin oli see probleem, et ma üritasin neid ka lahti teha, et järsku saan juba külge ära panna, aga need tundub, et originaalis ei ole keegi vist neid kunagi lahti teinud ja neid ei saanud mina lahti ja ei saanud ka lõpuks neid Villi lahti, et ta pidi neid nii-öelda siis välja puurima ja tean veel inimesi, kes on pidanud välja puurima. Et see on selline tüüpviga või kui ei ole kasutanud, siis paraku asjad jäävad kinni. Igal juhul jah, siin ma õues mässan külma käes ja lõpuks ma ei saa seda külge. Ma ausalt öeldes isegi ei mäleta, kas siin on juba, peaks vast olema teisipäev, igal juhul Tartu külje all, Tartust veits välja oli üks Nissan Terra Nova vaja ära viia. Vana klient juba, selles mõttes ma olen talle kunagi ka 2 kompaktust viinud ja mulle hullult meeldib, kui just uued kliendid on ka muidugi kõik teretulnud, aga minu arust nagu kõige parem kiitus on see, kui vana klient tuleb sinu juurde tagasi. Siis see on nagu 100% kuidas siis öelda, kas kindlustus või tagasiside, et sulle meeldis ta teenus, kas hind, teenus ise, sina inimesena, mis iganes, aga kõige parem tagasiside on see, kui klient kas tuleb, ostab uuesti su käest, tuleb sinu juurde või mis iganes, et
see on minu arust kõige parem nii-öelda 5 tähte. Ja siin ma siis ajan seda Haagise peale. Siin ma mäletan, et kuna tal taga ei olnud kõige nagu paremad talverehvid ja tagavedu oli hetkel ainult, siis sellise poollörtsise ilmaga pidi hoogu võtma, aga kuna esimese korraga ta jäi veits viltu ja mõtlesin, et siin ruumi, aega ja rahulikkus on, et siis ma proovin nagu ikkagi natukene sirgemalt ajada, aga siis oli juba see hoovõturada päris libedaks läinud ja pidin päris mitu korda proovima. Ei taha nagu ülisuure hooga ka minna, kuna see lõhub haagis, konksu ja kõike, et siis pigem nagu selline nagu mõnusa rahulikkusega, aga sai see Terranova nagu peale aetud ja sai ta siis kliendile ilusti ära viidud. Peaks olema 1. detsember ja siin ma räägin siis enda sellest challenge'ist, mis ma tegin. Jah, ongi, söön siis Lionit 6 aega, ei olnud ma söönud sellist batoonišokolaadi, ma pole kindlasti söönud ja tegin siis seda kivika challenge'it, kus ma 6 aega ei söönud magusat. 2 korda libastusin, aga see oli pigem selline, unustasin ära. Veespaas käisime, siis ma võtsin ühe jäätise smuuti ja pärast kogemata jäätise ka ja ma ei tea, kuidas ma see moment nagu ära unustasin. Mul on selline kahtlane tunne, et mu aju tegi mu endale vingerpussi, et ma unustaksin nagu ära ja annaksin talle nagu magusat. Aga ütleme nii, et see periood kogu aeg oli kõht suht tühi ja isegi väsimus oli, et ei olnud kõige mõnusam challenge, aga arvas seda, kui palju ma nagu sellist just šokolaadibatoone tanklates kohvile kõrval olen võtnud, siis oli päris hea vaheldus ka korraks hakkama saada ilma magusata ja ütleme niimoodi, et kui sa magusa nagu enda menüüst ära viskad, siis pood läheb ikka väga väikeseks. Juba jõudnud kontorisse, siin ma hakkan tegema siis Tammele nimesilti ja läks talle siis ka ühe tulemasina tostis, teise sai kingituseks kaasa. Tuletan siis meelde kõigile, et kui kulutate 20 €, siis saate kingituseks tulemasina endale kaasa. Siin mul jälle tuli üks pakike, ma tellisin siis Puksiiri sellise USB-ga laetava soojapuhuri. Ma ei tea, ma kuidagi kahtlen, et see väga hea on, et see plastik ei tundu nagu, või see koostöö kvaliteet ei tundu ausalt öeldes nagu nii hea. Aga eks seda me saame vaadata rätikuid või neid natukene juurde ja siis erinevaid rihmasid ja need rihmad on pigem mulle endale, et neid mul ikka kulub marjaks ära, et K-raudtast üks päev pidin ostma 5 rihma, nad olid natuke nagu tummisemad, aga läks päris hea kopikas, ütleme niimoodi, et kohati minu käest vist saab neid rihmasid isegi veits soodsamalt. Reede õhtu ja praegu sõidan siis kompaktusega Räpinasse sillastendi tegema. Räpinasse jõudnud ja nüüd ongi vaja ajada kompaktus maha minna, teha sillastend ja siin ma siis juba olen kiiresti tagasi jõudnud ja kell on 1:30 öösel vist või midagi. Sellise häälega tuli siis heli tagasi ja praegu siis võtan pakendis lahti neid sarvekesi, neid saate driftpapis.comist osta. Siin Meetup, Ringtee Circle Gas ja enam-vähem autosid või? Kõik lämme rajale. Ülimõnus on ikka, ilm on selline kole sombune, 11 kraadi külma, aga muidu ülimõnus ikka niimoodi kogu pandega kuhugi minna ja linna vahel või nii palju, kui autod on meid näinud, siis on kõik kindlasti vaadanud, et meid on mingi peaaegu 10 või, et
välja. Muidugi meeletu kompaktid ülevõim ja liigume siis praegu sinna Pokale, et minu arust see nagu niimoodi kolonnis sõitmised ja asjad ja nüüd, et mu auto nagu teeb ägedaid hääli ka, täpselt see, mida ma tahtsin nagu kompaktuses teha. Noh, taga mingi tiib, ducktail või midagi tahaks veel panna ja jah, taha ducktail ja noh, ma ei tea, ma pean vaatama, kas mingi ET väljed või flansid veel ette panema, aga jah, taha veel ducktail, siis oleks nagu ideaalne, aga ma olen praegu ka juba rahul ja sõidame siis sinna Pokale ära ja siis nice. Nii olemegi kohal nagu naksti ja vaatame, kuidas siin need asjad lähevad siis. Nii, esimesed ringid rajal tehtud, mul GoPro'l on see jull ja katki. No siit läkski jälle heli ära ja ma rääkisin, et mul siis GoPro see kinnitus on katki, et ma ei saa nagu seda sees salongist nagu filmida, aga pärast ma tegin niimoodi, et ikkagi natukene saaks. Sai siis seekord mindud Pokarajale Roiu asemel ja ütleme niimoodi, et see rada oli siis driftimise jaoks oli väga kehva, kui just sul ei ole mingi Hankook või X-North või Contact 3 rehvid all mingid tutikad. Et noh, see oli ikka põhimõtteliselt nagu 100% jää ja üles-alla mäed, 2 kurvi mäest alla, ehk siis sealt panid paljud välja ja ütleme niimoodi, et driftimiseks ei olnud nagu väga hea. Aga siin sai lastud, mingi hetk omanikud leidsid, et ei ole nagu teiste suhtes aus, siis ka 4-ased driftikolonnid ja asjad, ehk siis tandemid keelati ära ja siis suht palju sai, nagu mina sõitsin nagu enamus kordadest üksi, sest muu rehv, no mul nendel vanadel kontidel on nii-öelda kõik need naelad enam välja ära lastud, et ma põhimõtteliselt olin siis nagu lamellidega tagant. Ja ma ei saa uusi rehve praegu ära ka osta, sellepärast et ma ootan nagu kinnitust Eesti Driftiliidult või Eesti Drift Associationilt, ma ei oska seda sõna öelda, aga nende poolt siis kinnitust, et mis rehv siis see aasta võistlusteks tuleb, et ma ei hakka lihtsalt ehku peale neid nii-öelda, mis eelmine aasta ja üle-eelmine aasta kasutati, et pärast toimub mingi reeglite muudatus või leitakse mingi uus rehv ja siis ma lihtsalt nii-öelda mõttetult raha kulutan. Et seetõttu ma pidin lihtsalt saama hakkama nende mitte kõige paremate rehvidega, ütleme niimoodi, aga lõpus oli ikkagi mingil määral, et selles mõttes, kui ikkagi noh, ütleme niimoodi, rada ei sobi driftimiseks või rehv on kehv ja ei saa nagu tandemit lasta, mis on ju tegelikult põhiasi nagu driftis, et isegi noh, kui sa teed ees hea sõidu ja su partner või nii-öelda saab nagu sind hästi jälitada, siis see on ka nagu ülihea tunne. Aga üks parimaid tundeid on ikkagi see, kui sa ikkagi teed nagu taga ülihea jälitussõidu ja kui sa ikkagi ainult nagu sõidad üksi drifti, siis see noh, mingi hetk nagu ta ammendab ära ja nii lõbus enam ei ole, aga sellegipoolest me olime õhtu pimedani ja lasime siin nagu minna. Ja ütleme niimoodi, et natuke liiga palju rahvast oli või see rahvas oli võrreldes minu suhtega siis nii-öelda nagu liiga kiire, et väga palju pidi ikkagi kogu aeg kõrvale tõmbama ja ütleme niimoodi, et minu jaoks üks kehvemaid rajakogemusi, et Roiul oli ka ükskord niimoodi, et pidi kogu aeg nagu kõik mööda laskma, aga seal see ei olnud nagu nii hull, aga siin jah, no ütleme niimoodi, et Lõuna-Eestis kindlasti oleks vaja kellelgi teha nagu 100% nagu driftirada või siis need, kes rajad teevad nagu noh, mina isiklikult tahaks, et keegi teeks nagu 100% driftirajad, need kurvid kõik oleks nagu sellised, et nad joonistuvad drifti jaoks kõige paremini ja seal sa lähed, siis sa tead, et sa võid kogu aeg seal nagu muretult driftida
ja ei pea nagu muretsema nende esiveoliste ja tagaveoliste pärast. No muidugi võiks olla ka nii, et need lihtsalt rajaomanikud teevad nagu eraldi päeva, et tulge nüüd või siis pool päeva või mingid tunnid või siis mingid noh, ongi nagu sessioonid, et pool tundi esivedu, tundi tagavedu, pool tundi nelikvedu või 15-minutised sessioonid või mis iganes, et siis oleks ka nagu palju parem, et saaksid nagu teised ka nagu murevabamalt sõita ja kuidagi nagu jah, sellist asja võiks nagu paremini läbi teha, et seal midagi lõpus räägiti ka. Seal lõpus räägiti ka, et siis nagu driftijatele siis eraldi mingi sessioon või päev teha, aga noh, see võib olla ainult jutt. Siin siis Villi jälitab mind, tal oli, no ütleme, kõigil oli mind hea jälitada, sest ma olin nii aeglane, võib-olla isegi natuke halb jälitada, kuna ma olin võib-olla liiga aeglane. Aga natukene sai ikkagi minu järgi kutid tandemit harjutada. Villi tuli ka korra hea pauguga sisse, aga seda näeb ka pärast. Villiga mulle jah meeldib drifti sõita, kuna ta on suht selline kindla peale sõitja ja ta selles mõttes saab ka nagu aru, et nagu täitsu hullult ei ole ka nagu mõtet rammida auto nüüd mingi ära, vaid lihtsalt nagu ikkagi sellist nagu pool skilli teha, et ikkagi kergelt nagu toksad ja mitte täie pauguga sisse. Igal juhul siin lasen ja mässan ja kõige kahjum ongi sellepärast, et häält ei ole, et just sai nüüd uhke sumps alla ja äge oleks olnud ka see, kui hääled oleks peale jäänud, aga küll ma jõuan. Kahju ongi sellest, et siin näete, me oleme 4-kesti, 3-kesti ja niimoodi üksteise järgi sõidame. Ütleme, selline driftikett, tandemkettid ikkagi on hullult lahedad ja efektiivsed. Väljast oli ka päris äge vaadata ja tegelikult minu arust kõik vaatasid seda ja ma saan aru jah, et see kolonn on niimoodi nagu ees ja kohe ei pääse mööda, aga ütleks siis nagu enda või kogu selle pande kaitseks siis, et me lasime küll mööda, vähemalt mina olin küll selline, kes tõmbas nagu kogu aeg kõrvale, et lasta kiiremad mööda. Ja ütleme niimoodi, et sa ei jõua ka kogu aeg nagu kohe nagu sekundi pealt nagu eest ära tulla, aga noh, minul vähemalt oli kuklas küll kogu aeg see, et ikkagi kiiremad saaksid mööda, et paraku see kehtib põhimõtteliselt igal rajal niimoodi, et kiirem tuleb lasta mööda ja no ülikõva ikka niimoodi lihtsalt sõita. Siin ma siis näitangi seda väikest kõksu, mis Villi mulle siis veljega tegi. Ma ise arvasin, et sain palju suurema paugu, et nüüd on terve külg segi, aga õnneks ainult sinna äärde. Ja teisele poole ma ei ole näidanud või vaadanud ise ka päris korralikult, aga pärast parklas hoopis oma vend nii-öelda tagurdas kergelt sisse ja külg sai palju rohkem kannatada kui driftiga. Aga noh, vahet ei ole, lähevadki need küljesüütused nii-öelda ära ja ei karda nagu siis autot nii-öelda ära kriimustada. Ja maru kahju on ka sellest, et ma pidin tegelikult ka näitama nagu autot, mis ma siis kõik lasin Villil nagu ära teha, mis oli veel nagu mul plaanis ja ütleme niimoodi, et auto on nüüd ikkagi 95% valmis, et Instagrami postitusest näete ka, et minge jälgige mind Vihmapoiss ja sealt saate tegelikult seda infot nagu kõige kiiremini, mitte küll nagu kõige ülevaatlikumalt, aga infot nagu liigub seal kõige kiiremini. Igal juhul andsin Urmole ja Reiost vist mul klippe ei ole, aga Reiost ka, Reiole ka sõita ja see ongi siis see koht, kus eskorditi siis ära, et aitab küll kutid. Ja loomulikult suured tänud teile kõigile, kes te olete subscribe-inud. Kohe-kohe on 2500 koos. Kui me tõstame tempot ja jõuame kiiremini 3000-ni, ütleme, kui me jõuame 3000-ni märtsi alguseks, siis ma teen mingi loosimise subscriberite vahel või ma ei tea, kuidas ma selle loosimise veel teen. Midagi head võiks nagu loosida, sest 3000 on juba päris hea number ja
nii et rääkige siis ise ka ja aidake boostida seda nii-öelda, et jõuaks kiiremini 3000-ni ja me saaksime selle loosimise teha. Ma ei tea veel, mida päris täpselt loosida. Aga no midagi head ta võiks olla, aga igal juhul suured tänud teile kõigile, et te ikkagi vaatate mu videosid ja kommenteerite ja subscribe'ite ja olete ikka mõnusad fännid. Aitäh teile!